Kuidagi hea on siin täna olla. Aitäh ülistajatele ja teenijatele, Hüllo, armas oled, Samuel ja kõik tuttavad näod, kes te olete, et tore. Tuleb ette ja peab epistlit. Aga tulin täna siia, siis palvetasin hommikul, mõtlesin, triikisin särgi, triikisin püksid, panin puhtad sokid jalga. Nii me inimestena elame ja oleme. Aga on mind viimasel ajal väga puudutanud Jeesuse palve, kui ta ütleb Johannese evangeeliumis 17. peatükis: ja ta tõstis oma silmad taeva poole ja ütles: Isa, tund on tulnud, kirgasta oma poega, et ka poeg kirgastaks sind. Nagu sina oled talle andnud meelevalla kõigi olendite üle, et ta annaks igavese elu igaühele, keda sina talle oled andnud. Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Mõnikord me teame Jumala kohta asju. Me võime olla õpetatud ja koolis käinud. Tegelikult ma usun, et enamik, kes te siin olete tõsiusklikud kirikupingist, te teate Jumalast ja piiblist piltlikult öeldes nii palju, et te võiksite oma teadmistega pool maailma ära päästa. Aga kas Jumalast teada tähendab sama, mis Jumalat isiklikult ja lähedaselt tunda, nii nagu Jeesus, kes oli inimene, kõigiti kiusatud nagu meie, aga ometi ilma patuta, samamoodi võitles, et tunda isa lähedaselt. Ta otsis teda, ta palvetas, ta anus, ta nuttis pisaraid, ta tõusis hommikul vara üles, et saaks olla rahulikult omaette vaikselt, mõtiskleda, palvetada. Et mis tähendab tunda Jumalat sügavuti? Seda ongi väga raske edasi anda. Mõnikord on asju lihtsam väljendada poeetiliselt ja sellepärast mulle meeldivad ühe laulu sõnad, ühe poplaulu sõnad, kus on öeldud niimoodi, et ma hingan sind, sa hingad mind. Ja see kuidagi kirjeldab mu jaoks seda lähedust, seda tõelisust, seda reaalsust, millesse Jumal tegelikult tahab meid tõmmata, et me oleksime talle väga lähedal. Teada ja tunda tähendab seda, et me oleme kogu oma olemusega asja juures. Ja Jumal ei eelda seda, et me inimestena üksteist kõiki tunneksime sellise lähedusega. See ei ole üldse võimalikki. Me ei jaksa, me ei pea seda vastu. Aga Jumalat võiks küll tunda nii sügavalt, kui vähegi võimalik. Teadmine tundub olevat justkui rohkem olevat mõistusele, et me saame aru, et on Jumal, mis on loogiline, sellepärast et elu tema keerukuses ei oleks olemas, kui ei oleks kedagi, kes oleks selle käima lükanud, ja see keegi ei saa olla muu kui Jumal, kuid tundmine ka eesti keeles
justkui tähendab midagi, mis sisaldab endas emotsioone. Ja ma usun, et igasugusel kogemisel tulevad nii üks kui teine kasuks, et meil on hea teada Jumalast, kuid samamoodi me kogeme teda emotsionaalselt. Öeldakse, et suurem osa oma elu olulistest otsustest tehakse emotsiooni pealt. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga kas keegi julgeb oma käe tõsta, et suurem osa elu tähtsatest otsustest tuleb vähemalt suurel määral emotsiooni pealt, siis mina küll julgen öelda, et minul tulevad ja ma näen päris mitut kätt, et mõni inimene julgeb oma käe tõsta. Et siis teile vähestele, kes te oma käe julgesite tõsta, et siis teiega me oleme ühel lainel, et teile ma siis räägin emotsionaalse inimesena. Jumal tunneb meid. Jumal teab meid. Psalmist ütleb esmapilgul võib-olla karmilt 103. psalmis, sest ta teab, millist tegu me oleme. Tal on meeles, et me oleme põrm. Ja on aegu meie igaühe elus, kus meil on ka tark näha ennast kaduvana, nõdrana, mitte kõikvõimsana. Ja Taavet ütleb veel psalmis, aga mina olen ussike, mitte mees, inimeste teotada ja halb rahva meelest. See nagu seab ka sellise inimliku nõtruse perspektiivi meie jaoks paika, et ühest küljest me oleme väetid ja nõrgad. Me vajame üksteist. Me vajame seda elu, mille Jumal meie sisse on pannud. Aga Jumal annab meile ka selle teise perspektiivi, kus ka Erki enne luges, et me oleme Jumala näo järgi loodud ja Taavetil on ka paremaid päevi, et ei ole üksnes halvad päevad, ma usun, nagu meil kõigil. Ja teises kohas ta ütleb, ma tänan sind, et ma olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Ja prohvet Jeremia kuulis Jumala käest, ma olen sind armastanud igavese armastusega, sellepärast jääb mu osadus sinuga. Ja see sõna on igaühele meist, see kajab läbi igaviku. Need sõnad on selles mõttes universaalsed, et kuigi nad on öeldud sellel hetkel võib-olla välja konkreetsete inimeste poolt, Jumal on kõnelenud konkreetsetele inimestele, aga need sõnad kajavad ka sinu ja minu jaoks läbi igaviku. Ma olen sind armastanud igavese armastusega, sellepärast jääb mu osadus sinuga. Jumal ütleb siin, et ma tahan olla sinu lähedal, ma otsin sind. Mina otsin sind, siis kui sa olid Eedeni aias ja läksid põõsa taha peitu, kui sa olid pattu teinud, siis ma tulin sind otsima. Ma ei jätnud sind. Otsi sina mind ka. Ja Jumala tundmine ei peegelda mitte ainult kogemist ja teadmist, vaid ka sellist arusaamist, et me mõistame. Ja Jeesus ütleb, et õige isa, ta räägib oma taevas isaga, Jumalaga, õige isa, maailm ei ole sind tundnud, aga mina tundsin sind ning need siin tunnevad, et sina oled minu läkitanud. Me võime siin öelda, et me
oleme aru saanud, et see, mida Jeesus on rääkinud enda kohta ja see, mida ta on rääkinud meie kohta, et see on tõeline, see on reaalsus. Ja ta on inimese kohta rääkinud üsna palju ka selles raamatus ja räägib tänapäeval igaühe meie südamesse, et me kõik oleme pattu teinud ja Jumala aust ilma jäänud, aga mõistetud õigeks Jumala armust täiesti muidu Jeesuse Kristuse läbi. Tema puhastab kõikidest pattudest meid. Jeesus räägib ka tähendamissõna lukku pandud uksest. Ja Jeesus rändas mööda linnu ja külasid, õpetades ja käies teed Jeruusalemma poole. Aga keegi ütles temale, issand, kas on pisut neid, kes pääsevad? Tema aga ütles neile, võidelge, et minna sisse kitsast uksest, sest ma ütlen teile, paljud püüavad sinna minna, aga ei suuda. Pärast seda, kui koja isand on tõusnud ja ukse lukku pannud, jääte te seisma õue ja uksele koputama, öeldes, issand, ava meile. Ja tema kostab neile, ma ei tunne teid. Kust te olete tulnud? Siis ütlete teie, me oleme sinu ees söönud ja joonud ja sina õpetasid meie tänavatel. Ja tema ütleb teile, ma ei tea, kust te olete tulnud. Hoidke minust eemale kõik ülekohtu tegijad. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Kui te näete Abrahami ja Iisakit ja Jaakobit ja kõiki prohveteid Jumala riigis endi taga välja tõugatuina. Ja inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis ja vaata, on viimaseid, kes saavad esimesteks ja on esimesi, kes jäävad viimasteks. Jeesus ütleb siin, et kui me väidame end teda tundvat, siis peaks see tegelikult peegelduma meie siseelus, meie arusaamades, meie eluviisides, meie käitumises. Ja seda on muidugi kõike lihtsam öelda, kui teha. Aga kui Jumal ütleb meile, et ma ei tunne teid, kust te olete tulnud, siis see tegelikult ei tähenda seda, et ta ei tunneks meid või et ta ei teaks meid. Kuid nii nagu Jumal on võimeline viima meie patud nii kaugele meist, kui on ida-läänest, see on mõnes mõttes täiesti hoomamatu kontseptsioon. Kui me inimestena püüame hoomata lõpmatust, siis on meil väga kergesti võimalik lihtsalt hulluks minna, aga nii kaugele, kui ida on läänest, viib ta meist meie patud. Ja samamoodi on ta võimeline pöörama meie soovimatuse teda tunda meie vastu nii, et ta võib öelda, et ta ei tunne meid. Ja ma olen mõnikord mõelnud, et pole ju võimalik, et keegi oma terve mõistuse juures ei tahaks Jumalat tunda. Et kas on siis pigem nii, et inimesed ei tea, mida nad ei taha tunda? Ja võib-olla nad arvavad, et nad tunnevad Jumalat, kui nad vaatavad meid. Teada ja tunda Jumalat, ma usun, tähendab temaga koos aega veeta. Mõnikord me ei tunne Jumalat ära. Jeesus ütleb, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Meil on kõigil, ma usun, et enamikul raske mõista, milline Jumal tõeliselt on. Aga
ta on kopeerinud ennast igaühe meie sisse ja kui me vaatame üksteist, siis tegelikult on meil võimalik Jumalat mõista, Jumalat näha, Jumalat kogeda ka üksteise sees. Ja ma isegi julgeks öelda, et mina kõige rohkem kogen Jumalat läbi kaasusklike. Läbi selle, kuidas nad on, mida nad ütlevad, mida nad mõtlevad, kuidas nad naeratavad. Jumal on igaühe teie sees. Ja Jumala tundmine väljendub selles, kuidas me inimesi kohtleme. See väljendub ka selles, kuidas me loomi kohtleme. Ja me peame möönma, et maailmas on inimesi, kes ei tunne Jumalat, kes on väga head. Me peame möönma seda, et on kristlasi, kes võitlevad iseendaga, et olla head. Üks neist olen mina. Aga jäägu see kohtumõistmine ka Jumalale. Otsustame igaüks iseenda üle õigesti. Ja täna me oleme ka kuulnud sellest ühtsusest, mis on ka nagu üks võti. Ma siiralt usun, et Jumala tundmine on suurel määral ka meie usklike ühtsuses peidus. Jeesus ütleb, et maailm ei ole sind tundnud, aga mina tundsin sind ja need siin tunnevad, et sina oled minu läkitanud. Ja ma olen neile teada andnud sinu nime ja annan teada seda, et armastus, millega sina oled armastanud mind, oleks nendes ja mina oleksin nendes. Kui me selle Jeesuse ülempreesterliku palve peale mõtleme, siis see on nagu üks selline tohutu nagu mõttekeerutus, kuidas Jeesus üritab kõiki neid otsasid omavahel kokku siduda, et me ometi hoiaksime üksteist, et me ometi arvestaksime üksteisega, et me ometi ei mõistaks enne hukka, kui üldse ei peaks hukka mõistma. Ja ta annab meile käsu, ta ütleb, et armastage üksteist. Nõnda nagu mina olen teid armastanud, armastage teiegi üksteist. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Maailm saab tundma Jeesust läbi selle, mida meie teeme, millised me oleme, kuidas me üksteisega oleme. Ja see on siia kirja pandud. Mina seda muud moodi ei oska tõlgendada. Siis kui Johannes sai vanaks, me usume, et see on seesama Johannes, siis ta kirjutab, kes kirjutas evangeeliumi, siis ta kirjutab oma kirjas, mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. Ning tema on lepitusohver meie pattude eest. Kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. Ja sellest me tunneme ära, et me oleme teda mõistnud, kui me peame tema käske. Sellest me tunneme ära, et me oleme teda mõistnud, kui me peame tema käske. Jeesus ütleb ka, et te olete minu sõbrad, siis kui te teete seda, mida ma teile ütlen. Mõnikord me mõtleme, et kuidas siis nii, et sõpruses peaks ju vabadus olema, et Samuel, sa oled minu sõber ainult siis, kui sa teed seda, mida ma ütlen. Tundub nagu kahtlane, on ju. Aga kui need sõnad tulevad Jeesuse suust, siis me teame seda, et see, mida Jeesus meilt ootab, see on hea meile. Temal ei ole seda vaja. Seda on meile vaja, see on meile hea, see on ligimesele hea.
Ja sellest me tunneme ära, et oleme teda mõistnud, kui me peame tema käske. Kes ütleb, mina tunnen teda, aga ei pea tema käske, see on valetaja ja temas ei ole tõde. Kuid kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. Sellest me tunneme ära, et oleme temas. Kes ütleb enese püsivat temas, see on ka ise kohustatud käima, nõnda nagu tema on käinud. Armsad käsk, mille ma teile kirjutan, ei ole uus, vaid on vana käsk, mis teil on algusest peale. See vana käsk on sõna, mida te olete kuulnud. Armastage üksteist. Palvetame. Jeesus, me igatseme sind tunda ja sinust teada ja sind ka kogeda läbi selle soojuse, selle erilise tunde, mille sa annad oma pühavaimu läbi, kuid ka kindla usu ja veendumuse, et sina oled see, kes sa oled. Sinu sõna ei väärata, Issand. Sa oled ustav ja tõeline. Aga aita meil, Jeesus, näha sind ja kogeda sind ka üksteises. See on ka reaalsus, Issand, mis sa meile oled andnud. Sa oled igaühe meie sees, Jeesus. Sa oled igaühe meie ellu tulnud. Sa oled meid muutnud. Kui me hüüame sind appi, Issand, siis see on reaalsus, et sa vastad. Kui me kisendame sinu poole, Jeesus, siis sa kuuled meie palveid. Sa ei jää ükskõikseks, Jumal, ja me oleme seda kogenud. See on tõelisus. Me ülistame ja kiidame sind, Jeesus, et sa oled nii hea, sa oled nii ustav. Ja luba meil, Issand, nüüd jääda sinusse, tunda sind, kogeda sind, Issand, nii mitmekülgselt, nii igakülgselt kui vähegi võimalik, Issand. Taevalaotus ja sinu sõrmede töö, Issand, kiidavad sind. Nii palju on erinevaid võimalusi, kuidas sind näha. Kui me räägime sinuga, Issand, siis annad meile häid mõtteid. Sinu mõtted on, Issand, elu mõtted, need ei ole hukatuse mõtted. Ja need on igaühele meist siin ja praegu saadaval. Tänu sulle, Jeesus, kõige hea eest. Aamen.